Tere head inimesed! Täna oleme Randoga siin, et rääkida natukene kaasavõetavast energiast, aga mitte kogu valikust, vaid kahest spetsiaalsest tootest ja seda ajendas tegema üks selline asi, mis siis jõudis mõni aeg tagasi Eestisse, mida ma ise ka proovinud olen ja selle nimi on PowerMonkey Expedition, mis on väga kõlava nimega, aga enne kui me sellest ekspeditsiooni junnist rääkima hakkame, siis räägime ära ühest väiksemast junnist. Räägime ära Explorerist, mis on Expeditioni väiksem vend. See on siis turul ainuke saada olev täiesti veekindel akupank. Kannatab põrutust, kannatab autoga ülesõitmist, on tehtud nagu reaalselt rändaja vajadusi silmas pidades. Tal on siin hästi mõnusas alumiiniumkorpuses on kogu see elu. Siit käib lahti, tihendid ära võtame, siis siia saab ühendada suvalise USB asja või siis kasutades seda, neid veekindlaid kaableid asju, saab siis laadida niimoodi, et see asi võib sul kas või põhendumatkal paadi taga lohiseda anku eest alla. Aha. Kui palju siia särtsu sisse läheb, palju sellega kaasa võtta saab? See on 6000 milliampertundi, mis tähendab seda, et ta laeb keskmist labidat kaks korda ja natukene peale. Ehk ta on mõnus täpselt kuskil 3 päeva metsas mütata. Aha. Ja et muud asjad märjaks ei saa, siis on siia tehtud sellised kõrvaklapilaadsed otsad, aga siin sees on tegelikult siis hoopis selline nii-öelda see pistik. Just, need on 2 erinevat. Üks on mikro USB, mille saad siis ühendada telefoniga. Laadija tuleb nupust sisse lülitada. Siin peal ta näitab oma laetusastet, palju siin akus vurtsu sees on ja hakkab laadima. Kui ta niimoodi lahtine on, siis ta ei ole veekindel, kui ta siis kinni panna, siis on veekindel. Ja teine kõrvaklapplats, kus on ideid, on siis tema enda laadimiseks mikro USB sisendiga. Aha. Ehk mingit meeletut juhtmepundart ei ole vaja kaasaseks. See ongi kogu käbi ja natuke juhet ja kogu lugu. Absoluutselt. Ja naela saab seina lüüa. Aha, ma just vaatasin ka, et see iseenesest töötab ka sellise külmrelvana, et sellega visates peaks ikkagi juba tunda olema. Absoluutselt. See on täis alumiiniumtükk, et jubega. Ja neid on siis 4 värvi, must, hõbedane, punane ja sinine. Nii, aga lähme siis nüüd selle ägeda toote juurde. Ärme veel lähe. Nii. Unustasin ühe asja veel selle kohta ära öelda. Ja sellele saab siis eraldi juurde võtta veel jalgratta kinnituse või õigemini toruraami kinnituse, mis lisab nagu päris palju kasutusmugavust, et ta saab väga mõnusalt millegi ümber kinni panna. Aha, aga mingisugust dünamo laadimise versiooni talle ei ole tehtud? Räägivad, et tuleb, aga täna ei ole. Ja nüüd, kui sa oled selle ära rääkinud, saame minna veel sellise vändaenergia masina juurde, mis on siis iseenesest väga kiht toode ja nii palju, kui ma seda proovisin, siis selgus, et see väntamine ei ole teps mitte lihtne, aga see ei ole kõige olulisem, sellepärast, et oluline on see, et sul on see võimalus. Kui sa ikkagi oled kuskil kadunud, siis on sul võimalus endale vändata seda energiat, et see ei tähenda seda, et sa hommikust õhtuni seda enne reisile minekut väntavad pead, vaid sa saad seda ikka seinast kalaadida. Just sina muidugi vana vändagangster kohe läksid väntamise juurde, aga tegelikult see ongi reaalselt back-up lahendus selle asjal. Aga tõesti nagu mitmeid erinevaid ajakirjade ja muid auhindu võitnud siis PowerMonkey Expedition, mis on samamoodi nagu tema väiksem vend, on alumiiniumkorpuses üli vastupidav, üli tugevaks tehtud väga solid toode. Komplektis on tal siis kaasas vänt, millega saab energiat tekitada siis, kui ühtegi muud võimalust ei ole. Ja selline väga kaunis, väga vastupidav alumiiniumist päikesepaneel, mis on siis tegelikult mõeldud selle asja laadimiseks. Ja see nimi Expedition, see tegelikult tähendabki seda, et ta on tõesti väga hardcore Expeditionite jaoks, et kui me siin räägime mingi Eesti lühimatkas, siis see ei ole see toode. Kogu see väntamise point on, see on tõesti selle mõttega, et kui sul ikkagi on vaja helistada
abi kutsuda, saada ilmateade mägedes, mis iganes. Et siis sul on see võimalus. Ja see võimalus, kus suures teebki sellest tootest minu meelest ühe kõige parema kaasaskantava energiatoote üldse, hoolimata sellest, et ta tegelikult natukene raske, kui sa niisama käes sellega tahad kuskile minna või kotti panna, siis seda on kindlasti tunda, aga see on ainukene variant, kuidas sa igasuguse ilmaga ka siis, kui sul üldse mingit päikest ega valgust ei ole, saad endale teha energiat. Ja kui me juba räägime tegelikult igasugusest ilmast, siis sellele on kohe välja tulemas nii-öelda tuuleturbiin. Ehk siis seda saab laadida kasutades õhuliikumist. Siia käib lihtsalt teine otsa. Samamoodi voolavast veest laadimine tulemas ja nagu pikema perspektiiviga räägitakse igasugustest muudest võimalustest. Aga täna reaalsus on päikesepaneeli väntamine ja kohe siis tuuleturbiin. Ja aku mahtuvus on ju sellel ka oma jagu. Jah, 10 500 mAh/tundi on tõesti nagu päris korralik, sellega võib siis telefoni laadida 5, 6, 7 korda ja sellel on siis ka 12 volti väljund, sellepärast, et tänapäeva taskuelektroonika, millega linnainimesed on harjunud, kõik lähevad on USB pealt, aga satelliittelefonid ja muud sellised asjad, mida siis ekspeditsioonil vaja on, toimivad ikkagi nagu kas 12 volti pealt või kuskilt sealt maailma, või 4 on alati 12 volti võimalus olemas. Ja üks asi, mis veel manuaali kirja pandud on see, et 10 minutit väntamist võrdub moodsa iPhone'i 40 minuti kõneajaga. Ja mitte ainult, see võrdub päris korraliku füüsilise koormusega, mis juba iseenesest annab sooja ja hoiab meeleolu üleval. Jah, istute õhtul lõkke ümber terve pundiga ja teete endale energiat nagu mõmmi Aavitsas karuisa oma kohviveskiga. Just nii. Rõõmu kui palju. Tšau. Tšau.